Me oleme täna kuulnud Jumala sõna häid mõtteid alandusest, issanda peale lootmisest ja ega mul ei ole ka midagi muud siia lisada. Kogu piibel tegelikult räägib ühte ja sedasama sõnumit. Juba vanaseaduse esimestest päevadest Jumal manitseb meid Jumala kartusele ja Jumala usaldamisele ja temale lootmisele. Eriti tänasel päeval on see aktuaalne. Mõned, kes muretsevad, siin olid eespalvesoovid, leinateade, koroonaviirus on kurja tegemas, maha murdmas, aga me oleme inimesed, kes sünnivad siia ilma. Täna me palusime väikesele noorele mehele Jumala õnnistust, panime käed ta peale. Te kõik palusite kaasa. Siit tuleb elu. Me igatseme, et need elud oleks koos issandaga ja ühel päeval tuleb kõigil meil koju kutse. Siin maailmas on mitmesuguseid väljakutseid, olukordasid, poliitilisi olukordasid, on häid päevi, on murepäevi. Vanemad inimesed mäletavad veel teist maailmasõda, olid Siberi aastad väga paljudel, ka meie lähedastel on neid mälestusi. Nüüd viimased 30 aastat me oleme elanud otse kui issanda peopesa peal. Meil ei ole mingit muret olnud. Kindlasti igal ühel meil on oma isiklikud asjad olnud, aga kui vaadata tagasi viimastesse aastatesse, leib on meil laual, riie on meil seljas, kauplustes on toitu ja kõike rohkem, kui me suudaksime ja oskaksime tarbida. Ja mida Jumala sõna ütleb? Olge tänulikud, olge tänulikud. Thessalonika kirjast me loeme, tänage kõige eest, see on see, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Tänage, kui on hästi, aga tänage ka siis, kui on teadmatust. Ja mis on siis meie osa? Meie osa on loota Jumala peale, elada Jumala kartlikult ja järgida Jeesuse õpetust. Jeesus on jätnud evangeeliumites, pärast me loeme apostlite tegudes, kirjadest, neid juhtnööre ja nii me julgustame ka üksteist. Pühapäeva kõrval koduses palvekambris, avades Jumala sõna, sealt me tunneme, et me saame nagu julgust, me saame tarkust ja meelekindlust ja seda kõike me vajame. Markuse evangeeliumi 8. peatükist me loeme, aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust, tagane vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimeste viisil. Me peame ka mõtlema Jumala viisil, mitte inimeste viisil. Ja miks see sõnaga siin on? Need inimeste viisi mõtlemised tulevad meil kaasa elust enesest. Inimestega me suhtleme, vaatame uudiseid, jälgime poliitilisi arenguid ja tihti me tahaksime ka inimeste viisil need otsused teha oma elus ja minna edasi. Aga Jumal tuletab meile meelde, et meie asi on ka mõelda Jumala viisil. Näha suuremat pilti ja näha Jumalat kõiges. Edasi selles tekstis on kirjutatud, ja Jeesus kutsus rahva hulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele. Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks? Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu, selle abielu rikkuja ja patuse sugupõlve sees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Ma ei taha pikemalt sellel tekstil peatuda. Siit võiks mitu jutlust pidada, kuidas selle risti kandmisega on ja maailma kasuks saamisega, aga igaüks, kes häbeneb mind, minu sõna pärast selles abielu rikkuse ja patuses sugupõlves, seda häbeneb ka inimese poeg. Jätame selle meelde ja ma usun, et iga usklik inimene teab seda une pealt, aga kinnitame ennast ka selle Jumala sõnaga täna hommikul, et
ükskõik mis ümberringi toimub, millised on poliitilised tuuled, millised on seadusandja mõtted siin viimastel aegadel, perekonnareferendumid, samasooliste abielud, mitmed muud head, jutumärkides head ja huvitavad ettepanekud kuni narkootikumide legaliseerimiseni. Nagu laiutame vahest käsi ja mõtleme, et kust see tuleb. Aga Jumala sõna ütleb meile väga selgesti, et see on selle sugupõlve, selle maailma valitseja juhtida. Ja tema on saatnud meid, Jumala kuningriigi kodanikke, sellesse maailma oma esindajateks, et me oskaksime Jumala püha vaimu märguandel teha selget vahet, millega kaasa minna, millega mitte. Aga üle kõige Jumala sõna, mida ta manitseb? Ta manitseb ja julgustab meid eespalveid tegema kõigi eest, kogu inimkonna eest, ka nende patuste eest, keda me ei mõista. Tahaks nagu südamest nad eemale endast lükata. Jumala sõna ütleb, et meil ei tohi osadust nendega olla, ärge istuge pilkajate killas, nagu me psalmist 1 võime lugeda, aga Jumala sõna ütleb, et õnnistage, ärge neetke. Ka oma vaenlastesse tuleb suhtuda selliselt, et õnnistada ja paluda, et Jumal annaks armu meie maale ja rahvale. Ma juba nimetasin, et elame piirangute ajal, on COVID-i piirangud, siin on lapsevanemad tihti hädas. Üks lapsevanem ütles, et ma olen ka nüüd nii targaks saanud lapse kõrval õppides, et mul omal kooli ajal need asjad ei olegi nii selged olnud kui nüüd, et tänu Jumalale. Kuidas keegi, mõned on väsinud, mõnedel inimestel on töökohad üles öeldud, on valitsused vahetunud Ameerika Ühendriikides ja siin Eestis meil, mõnedele pettumust, teistele rõõmu, on kitsikust, on teadmatust, aga ometi looda issanda peale, usalda teda ja käi Jeesuse järgi. Võta tema rist oma peale ja siis sa oled kuidagi rahuga kaetud. Rahu, mis täidab meid, juhatab, kannab ja annab sulle õige suuna. Psalmist 20 loeme, issand, vastaku sulle kitsikuse ajal ja Jaakobi Jumala nimi varjaku sind. Ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist. Kui ma lugesin Markuse evangeeliumist, mida Jeesus ütles, aga kõik need tekstid, ka vanas seaduses, psalmides ja nagu ma alustuseks nimetasin, et piibli esimestest lehekülgedest julgustavad meid elama Jumala kartlikult ja lootma tema peale. Issand, vastaku sulle kitsikuse ajal. Kui sa tunned kitsikust, on olukordasid, mida sa ei oska võib-olla lahendada, tunned, et raske on, siis issand, vastaku sulle kitsikuse ajal ja Jaakobi Jumala nimi varjaku sind ja läkitagu sulle abi pühast paigast. Usuinimesed võivad seda kinnitada, et kui põlved maas on olnud, häda on käes olnud, siis abi on tulnud. Andku Jumal meile ka pikka meelt. Inimestena me ju tahaks nii, et nagu me oma palve saadame Jumala poole, et see vastus kohe tuleks. Ja see vastus tuleb. Jumala vastused tulevad õigeaegselt, aga elame selles usus ja usaldame Jumalat, et need tulevad ja olgem ka pikkameelsed ja mõistma ka Jumala kõnet ja Jumala kõnetust meie eludes. Teinekord need kitsikused on meile selleks ka antud, et me oma suunda muudaks ja targemini oma otsuseid teeksim ja oskaksime ka kaugemalt näha neid olukordasid. Jumal annab selleks tarkust. Jakobuse kirjast me loeme, et Jumal annab suisa ega tee kellegile etteheiteid. Nüüd prohvetid on olnud läbi aegade, kui me Vana-testamendi avame, siis ikka üks ja teine prohvet tõusis esile ja inimesed kuulasid neid. Jumala sõnumid tulid prohvetitest. Uuest testamendist me loeme samuti. Ärge põlake prohvetlikku kõnet ja on antud meile ka suunised. Kui prohvet räägib, siis teised katsuvad seda läbi. Nendel aegadel, kus on olnud kitsikust, sõdade aegadel, tihti on ka küllalt palju olnud prohveteeringuid ja prohvetlikke sõnumeid. Ja nii ka tänapäeval. Jumal vahest julgustab sind prohvetliku sõnumiga ja see sõnum võib tulla ka täiesti ootamatust paigast, aga Jumala sõna ütleb, et katsume need läbi. Julgustus selleks, et Jumala käest ka paluda, mida
et Jumal annaks meile teadmist ja tarkust, see on mitmel pool piiblis. Prohvet Jesaja 42. peatükist me loeme, vaata, eelmised sündmused on aset leidnud ja ma kuulutan uusi, enne kui need toimuma hakkavad, teen ma need teile teatavaks. Täna me elame. Aasta tagasi ei osanud keegi mõelda, et me elame selles olukorras või 1,5 aastat tagasi. Täna me oleme siin, maskid on meil ees ja olukord on muutunud, hoiame distantsi ja täname Jumalat, et Jumal on meile kinkinud ka selles olukorras. Andnud meile elu, meil on toiduained, meil on võimalused, meil on soe kirik ja saame ka nendes tingimustes üksteisest lugu pidades koos käia ja Jumalat tänada. Aga ei ole ka see vale, kui me ka palume, et Jumal, kuidas edasi. Ja kui Jumal ei ole seda sulle ilmutanud, siis ära ka selle pärast muretse, küll Jumal teab. Sina usalda Jumalat. Kõik asjad on Jumala käes ja neid näiteid on kümnete viisi. Ka Vanas Testamendis me võime Iisraeli rahva käekäiku jälgides, kus oli kärsitust ja teadmatust. Kui Iisraeli rahvas elas püha elu, Jumalale meelepärast elu, siis oli hea käekäik. Kui nad taganesid, tegid pattu, siis olid keerukad olukorrad. Aga Jumala sõna on ususõna ja elame usus, loodame tema peale ja siis ta kannab meid ka kõigest läbi. Rooma kirjast me võime lugeda ja ka Ehvesuse kirjast ja veel mitmelt poolt Jumala sõnast, kus on see mõte edasi antud kaasaja kohta. Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud, kui te üldse olete temast kuulnud ja temast õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostab petlike himude käes, ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õiguses ja vagaduses. Me oleme Issanda juurde tulnud, päästepalvet palunud, altaril olnud, meid on ristitud ja igapäevaselt me palume ka. Aga Jumala sõna tuletab meile ikka meelde, et see kõlvatu maailm läheb kõlvatumaks, eriti seda on värvikalt Johannese ilmutuse raamatu viimases peatükis kirjeldatud. Aga siin me elame ja kuidas oma mõttelaadi mitte risustada selleks, siis Jumala sõna tuletab meile meelde saada uueks oma mõttelaadilt. Ja seda mõttelaadi peame kontrollima ka päev-päevalt. Nii kergesti me võime ka mõne teise mõttelaadi osaliseks saada ja see võib tunduda meile õige, aga riietud uue inimesega, mis on Jumala poolt loodud, siis õiguses ja vagaduses Issanda peale lootes võime ka olla julged, nagu ma täna olen nimetanud, olukordades sõltumata kõigest, mis ümber toimub. Kui sina loodad Issanda peale, siis Issand kannab sind kõigest läbi. Õpetussõnadest loeme, looda Jehova peale kõigest südamest ja ära toetu oma enesele mõistusele. Õppi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. On konarusi, on teadmatust, nagu ma täna olen ka nimetanud, siis õppi teda tundma nendel teedel ja Issand teeb need teerajad tasaseks. Kellele? Nendele, kes temasse usuvad ja teda usaldavad ja annavad ennast tema kätte. Me usume Jumalat ja usume ka seda, et Jumal aitab meid kaasusklike kaudu, prohvetlike sõnumite kaudu, aga eelkõige Jumala sõna ja püha vaimu kaudu. Ja usu inimesel on nii selge see asi. Vahest on taevas kinni ja siis midagi on seal ees. Sa ütled, Issand, halasta, andesta ja anna mulle andeks, kus ma olen eksinud või midagi valesti teinud või on vaja midagi korraldada, et see suhe Issandaga oleks kindel, siis see tee on meil sillutatud ja teerajad on tasased. Isegi Paabeli kuningas Nebukadnetsar, kes palju kurja tegi Iisraeli rahvale, pidi ühel päeval tunnistama, et Iisraeli Jumalal on vägi ja võim. Danieli raamatu 4. peatükist me loeme, tema talitab nagu tahab nii hästi taevaväega kui maa elanikega, ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale, mis sa teed.
Nüüd mina, Nebukadnetsar, kiidan ja ülistan ja austan taeva kuningat, sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged. Tema võib alandada neid, kes käivad kõrguses. Isegi Nebukadnetsar. Ma usun, et usurahvas on, kes piiblit on lugenud, ka Nebukadnetsariga tuttav ja me teame tema tegusid, tema käitumist, aga ühel päeval see mees, kes Jumalast oli väga kaugel, täna me kuulsime Saulusest ja Paulusest ja sellest alandusest. Ja ka kaasajal on neid Nebukadnetsareid ja neid kuningaid ja neid suuri, aga mida me võime teha? Me võime paluda, nagu Jumala sõna meile ütleb, õnnistage, ärge needke ka neid, kes on läinud kõrvale, elavad kõlvatut, meile arusaamatut elu ja eriti neid, kes on teinud ka neid otsuseid, ka siin väikeses Eestis ja siis me oleme usklikena nii varmad ka oma hinnanguid andma. Jah, need hinnangud, ma ei julge öelda, et me ei tohiks neid anda. Me peame mõistma ja selgelt seisma õigete poolel ja pattu ja õiget eluviisi eraldama, kuid need inimesed, kes nii on teinud, ka nende eest palvetame, nagu täna siin mõned minutid tagasi pastor Ülo Niinemägi palus Eesti Vabariigi presidendi eest, valitsuse ja peaministri eest. Mõnele võib-olla mõned otsused ei meeldi, aga sinu ja minu kohus on ikka seista ka selle maa ja rahva juhtide eest. Ja näide on Abrahami kauplemine Soodoma ja Gomorra pärast, kus seda õiget arvu ei olnud ja need linnad hävitati. Et Eestimaal, Oleviste koguduses ja kõigis kristlikes kogudustes oleks see issandale meelepäraste täisarv, et issand võiks anda meie maale armu, rahu ja meie riigijuhtidele tarkust ja Jumala kartust. Jumalale alistamine on usk ja palve. Palve ei muuda Jumalat, aga see palve mõjutab olukordi ja lahendused tulevad. Ja palve muudab inimesi. Palve muudab ka nende inimeste otsuseid ja südameid, kes võib-olla ise Jumalasse ei usu. Neid näiteid on piiblist ja neid näiteid on ka kaasajast. Piibel õpetab meile selgesti, et Jumalat mõjutab see, kui tema lapsed tema poole palvetavad. Täna teadetes öeldi, et kuna meil on ka vähem kokkusaamisi kodugruppide ja muude kokkusaamiste näol, et tuleme kolmapäeviti, kus me alles oleme ja võtame ühe tunnikese aega, teades, et meie õed ja vennad on ka samal ajal, kas kodudes või kus keegi, et palves olla issanda ees. Jumal mõjutab ja tema palved saavad kuuldud, kui sina ja mina ka neid asju võtame tõsiselt. Palved koguduse eest, oma lähedaste eest me palume, iseenda eest me ei unusta kunagi palvetamast, oma tervise eest, oma kordaminekute eest, aga olgem ka need, et me oskaksime laiemat pilti näha, siis issand ka kuuleb neid palved ja see väike maa, Eesti, kus me elame, siin me võime ka ennast kindlamini tunda, et see on issanda kätte antud ja usaldatud. Palvetega on veel niisugused lood, et vahest me ütleme, et Jumal, sinu tahe sündigu ja see on õige palve. Kõik palved peavad olema palutud selles võtmes, aga Jumal kuuleb ka palveid ja muudab vahest otsuseid. Meil on tuttav Hiskja lugu 2. kuningate raamatu 20. peatükist, kus Jumal saadab haigele kuningale prohvet Jesaja kaudu sõnumi, öeldes, sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks. Kes meist sellist sõnumit kuuldes ei ehmataks, põlved hakkavad värisema. Sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks. Aga Hiskja ei soovinud surra ja mida me sealt edasi loeme, ta asus palvetama, anuma, et Jumal pikendaks ta elupäevi. Ja ma usun, et see on meile kõigile ka täna heaks meeldetuletuseks. On sul haigust või on sul muud olukorda, siis asu palvetama ja anuma. Seal on öeldud veel edasi salmis 3 ja Hiskja nuttis kibedasti ja kohe saabus Jumalalt Jesajale uus sõnum. Mine tagasi ja ütle Hiskjale, mu rahva vürstile, nõnda ütleb issand, su isa Taaveti Jumal. Ma olen kuulnud su palvet ja olen näinud su silmavett.
ma olen kuulnud su palvet ja näinud su silmavett. See oli Hiskiaga, aga see on minuga ja see on sinuga täpselt samamoodi. Ma olen kuulnud su palvet, ma olen kuulnud su appihüüdu, näinud seda muret ja valu. Issand on su kõrval, olgu see julgustuseks. Kui ma täna ütlesin, et viimased 30 aastat me võime Jumalat tänada, et väliselt me oleme elanud päris heades olukordades. Meil ei ole sõdasid olnud, meil ei ole muresid olnud, väikesed mured ikka, aga üldiselt tänulikult. Aga võivad olla isiklikus elus, võivad haigused tulla, võivad majanduslikud raskused. Ärimehed teavad teinekord, pankrotipesad on hirmutamas, ärid ei lähe, siis mida me teeme? Siis me palvetame ja anume teda, et Issand annaks veel armu, et pikendaks elupäevi. Olgu see mõte ka meile täna kindlustunde saamiseks ja julgustuseks, kui ma alustasin ja ütlesin, et Jumala kartus ja Jumala peale lootmine täidab kogu piiblit ja ka nendes rasketes olukordades, ka tervise ja muudes teadmatuse olukordades Issand on meie kõrval ja kuuleb neid, kes Jumalat usaldavad ja temale loodavad kõiges. Mitmeid lugusid on veel, on rikka noormehe lugu Mattiuse evangeeliumis, kus ma ainult ühe lause siit loen praegu, aeg hakkab meil otsa saama. Inimese käes on see võimatu, aga kõik on võimalik Jumala käes. Inimese käes on see võimatu. Ükskõik, mis asi see on, olgu see meile teadmiseks ja sellega tahaksin ka lõpetada, et usalda Jumalat, looda ta peale, siis ta teeb su teerajad tasaseks ja Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Tema armastab neid, kes teda usaldavad ja tema peale loodavad ja tänavad rõõmuga Jumalat. Tõuseme palveks. Issand, me täname sinu sõna eest, mis tuletab meile meelde piibli esimestest lehekülgedest kuni viimaseni, et meie võimalus on loota Jumala peale, uskuda temasse ja sina kannad, sina annad julgust, sina annad rahu, sina annad tervist, sina annad äris lahendusi, sina annad meile kõike, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. See on siia kõik kokku võetud ja Jumal, ma palun, et me üksteist julgustaksime palves ka kitsastel hetketel, kui on tervisemuret, kui on teadmatust, siis looda Issanda peale, ela Jumala kartlikult, lahendused tulevad. Siia ilma me oleme sündinud, Issand on meile elu kinkinud. Jumala sõna tuletas meile ka seda meelde, et võta rist ja järgi mind. Issand, aita, et me kannaksime seda risti ka teinekord võib-olla, kui on põlgust või pilkamist. Issand, aita, et me oleksime julged ja tänulikud, et me võime selle risti all siin edasi minna. Ja täna ka, Issand, aita, et meie usk saaks kinnitatud ka sellest tänasest kokkusaamisest ja me võiksime Issanda lauast tänuliku südamega osa saada. Jeesus Kristus on ristil surnud meie eest, kandnud meie patud, meie vaevad, meie haigused sinna ja tänulik süda võib sellest rõõmustada. Seda armu, Issand, ma palun iseendale, oleviste kogudusele ja kogu kristlaskonnale. Aamen.